Täna on esietendus sellepärast, et Alo Kõrve, kes mängib Hamletit, on vigastanud oma selja. Ja selle asemel, et etendus ära jätta, siis võtsime vastu sihukese otsuse, et ma siis teen sihukese püstoli, nagu teatrikeeles seda nimetatakse. Kui nüüd mõelda selle Hamleti peale, siis ega mul keskkoolist on väga vähe meeles. See on tõesti nagu mingisugune mäluauk. Aga seda ühte hetke ma mäletan küll, kui meil anti valida seal, kes tahab mingit raamatut lugeda ja selle kohta siis kirjutada. Juhuslikult sattus minu kätte Hamlet ja sellest ma siis kirjutasin ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen oma keskkooli kirjandite või üldse selle vähese mõttetegevuse peale, mis ma seal tegin, enda süül muidugi, siis see oli üks väga oluline moment minu jaoks. Paljude inimestega, kes on mind ilmselt endalegi teadmata väga-väga tugevalt mõjutanud, olen ma kohtunud puhtalt juhuse tahtel. Aga need juhused on leidnud aset seal Raplas, koolis, lasteaias, muusikakoolis. Et ma ei tea, kas kuskil mujal oleks juhtunud. Väga vähe, mul on järgi jäänud väga vähe sõpru kodukohast, aga need, kes on jäänud, need on sõbrad. Jah, ja nüüd mul on maakodu Raplamaal, Kivi-Vigalas. Mulle meeldib siit, see on küll Ofeelia laul. Ja see ei ole see maailmamaa kuulus valentinipäeva laul. See on laul, mida ta selles oma nii-öelda hullumise stseenis kõige viimasena laulab. Tekst on selline. Kas enam ei tule ta? Kas enam ei tule ta? Mu kallis lapsuke sa, jää nüüd magama. Ei tule iialda, kui lumi ta pale näis, kui lina ta valge pea. Surm viis ta endaga, pühi pisarad. Looja tal andesta. Hamletis on nii palju tsitaate, et ma ütleks, et seal on isegi igas 4. reas on ka rohkem mõtet kui mõnes kaasaegses näitemängus. Üks, ütleme, tsitaat, mis võib-olla kirjeldaks praegust olukorda päris täpselt, on see, et me trotsime endeid, ka varblase kukkumine on ette määratud, kui see nüüd ei juhtu, siis ükskord juhtub see ometi. Valmisolek on kõik.